Tervist sõbrad, pole ammu näinud. Ja selleks on ka muidugi omad põhjused. Elu teeb siukseid keerdkäike ja olen kuhjunud endale liiga palju kohustusi, nii et pidin olema eemal, aga nagu te näete, siis ma olen tagasi ja täna on meil reede. Kell läheneb 11 ja ma olen valmis alustama tööd. Sõbrad, ma ei tea, mis toimub praegu taksonduses, kui head on ajad ja seda kõike ma lähen praegu välja uurima. Sõbrad, ühinege minuga ja lähme sukeldume Tallinna ööellu. No nii, sõbrad, sai kell 11 ja siin meile pakutakse boonust, kella 23 algas 16 eurot 10 sõidu eest. Osad teist ütleksid, et vähe, mina ütlen, et tõenäoliselt kütuse katab ära, nii et see on ju ikkagi parem kui mitte midagi, nii et ma juba panin liinil ennast ja ootame esimest tellimust. Ma ei tea, kas Mustamäelt saab ka mingi tellimuse, aga nagu öeldakse, lootus sureb viimasena. No nii, esimene tellimus tuli kohe Pets ja siia, mis ta on siis? Keemia tänavakest ja Kristiine kant. No, siia tuli tellimus Pets kategoorias 2,2 kilomeetrit sõitsime pea 5 euro eest. Kurat. Päris hea hind. Võikski kogu aeg Petsi sõita. Ja Petsiks oli muidugi see siuke väike, ma ei tea, kas tohib niimoodi öelda, krõba või koer, mida ma ise koeraks ei pea. Aga Pets kategooriad on sellegi poolest, nii et oleme siin Mustamäe Kristiine vahel, mis ta on ikkagi vist Kristiine linnaosa juba. Lähen võtame kütust ja siis jätkame. Kell on 10:30. Ei tea, kas hinnad on, inimesed seal ilusti lähevad, viisin ära, tee ääres palusid seisma jääda ja ma ei tea, kas hinnad on muutunud või see 4 eurot, mis ma praegu sain, see on 1,7 kilomeetri eest. Nii, järgmine klient meid ootab 720 meetri pärast ja päris huvitav, jah? Patarei, mis on see suur patarei vanglas. Ja päris huvitav jah, et kas Pollil on hinnad tõusnud või midagi on minu jaoks jääb arusaamatuks. Ma arvasin, et sellest tuleb miinimumsõit. Kirjutage mulle, ma pole ammu sõitnud, kas on miinimumhind tõstetud näiteks 4 peale, kuigi ei ole, sest 3.30 on järgmine tellimus. Või on välismaalastele lihtsalt kallis. Kurat seda teab. Aga ja lähme järgmise kliendi järgi. Ja hetkel nagu loobib järjest tööd ja vaatame, mis siin edasi hakkab saama. Koefitsienti pole mitte kuskil näha. No nii, sõbrad, tõin kesklinnast siia, kes teab, CNG tankla, mida ma kunagi kasutasin tihti ja nüüd enam ei kasuta üldse. Siis siit kunagi, siis kui olid koroona ajad, rasked ajad, siis kui tellimusi praktiliselt polnud, siis siit majast Teaduspargi 8 tuli alati tellimusi ja praegu ka kell on 12, ma tõin siia töölise ja ma millegi pärast olin kindel, et ma saan ka siit tellimuse ja nii ka juhtus. Nii et hetke seisuga ootame järgmist klienti siit samast, ma ei tea, kas ta töötab seal või mis iganes ta teeb. Nii et see maja Teaduspargi 8, see on täistundidel alati siuke hea koht, kus kliendi saamise võimalus on päris suur. No nii, jõudsime omadega lausa Viimsisse ja kell on juba 1, mul on alles pooled sõidud tehtud ja tõin siis inimese, õiges suunas sõidan, ei sõida. Ja tõin inimese siis bussijaamast ja muidu sakslane aga töötab
sakslane, aga töötab Peterburis. No ja, eks me siis muidugi puudutasime ka neid kõige valusamaid teemasid, mis üldse praegu maailmas toimub ja seal Ukrainas ja noh, ütleme niimoodi. Ükskõik, mis arvamused meil on, aga eks Venemaal elu pole muutunud, nagu ta väitis ja küsis, mida meie siin Eestis siis kardame, et me venelasi ei lase oma territooriumile. Eks ma oma viisi püüdsin ära seletada, mis põhjused on. Aga 1,3 koefitsiendiga Bolt kategooria ja 12.20. Millegi pärast mul siin pea sees oli see, et 7.80 on arve ja siis kui ma nägin, kui ma sõidan, siis mul tekkis nagu küsimus, et enda peas, et what the fuck, et ei saa ju olla niimoodi, aga ei, tuleb sõnad tagasi võtta. 12.20 läks see kõik maksma ja vist vast, loodan, et see kõik on õige. Nii sõbrad, ma ei tea, liigume tagasi, koefitsiente pole seal, nii et ma üritan võib-olla maksimum veel 5 tellimust teha, et saada täis selle boonuse ja siis nagu lõpetada. Ei ole siin mõtet vist sõita, kuna nagu nii mingid head hinded ei ole võimalik saada. Nii et vaikselt liigume kesklinna. Nii, hea uudis ja halb uudis. Ma ei jäänud sinna Viimsisse, ehk siis ma ei pidanud ühelt tagasi sõitma, sest ma sain tellimuse. Halb uudis on see, et see on Maardu kanti, mitte Maardu kanti, vaid Muuga kanti. Ja 8.30 tõime inimese ära siia Muuga kanti ja siit nüüd küll on vaja hakata vaikselt kuidagi kesklinna poole liikuma. Otseselt mul kesklinna ei olegi vaja, sest ega kesklinnas ka mingit koefitsiente pole. Nii kui õnnestub, siis õnnestub tellimus saada, siis võib seda ka rahulikult siin teha. Aga ma kardan, et siin ma väga kaua ootan lihtsalt tellimust. Nii et vaikselt liigun kesklinna poole, kui on kõik hästi ja tuleb tellimus kuskil vahepeal, siis võtame vastu. Aga jah, praegu kesklinna. Sai veel üks tellimus tehtud ja see on vist juba 8 või midagi taolist ja jäänud on mul 50 minutit, et teha veel 2 tellimust. Ma ei ole üldse kindel, et see mul õnnestub praegu. 8.50, 12 kilti, ilma koefitsiendita, ilma millegita. Masendav, see on suht masendav. Ja ega siin kahjuks tuleb tõdedega linnas siin ka eriti mingit koefitsiente pole. Eks ma vaikselt proovin pürgida sinna tupikusse raisk. Proovin pürgida sinna kesklinna tagasi, vaadata, kas mul õnnestub mõni tellimus saada. Aga eks see natuke nutune ole see tänane öö. Ei sellist ööd me tahtnud. No nii, ma ei tea, näete, noorukid lähevad seal 16.20. Tuli harveks, kinnitame ära, väga hea, super kõik. Ja oleme järjekordselt Viimsis. Viimsis see oli koefitsiendiga 1,8, kui ma ei eksi. Ja kahjuks ma ei suutnud keelduda sellest tellimusest. Esimene normaalne summa, mida ma täna näinud olen. Aga miks ma ütlen, et ma ei suutnud keelduda, on see, et boonuse tegemiseks on jäänud mul 25 minutit, ehk siis 25 minuti jooksul ma peaks saama veel ühe tellimuse ja siis peaks olema boonus ka kätte saadud. Vot, nii et ma ei tea, kuidas mul siin Viimsis õnnestub, aga liigun ma kiiremas korras kesklinna poole, lootes see tellimus kuskilt välja kätte saada, nii et loodame. No nii, tundub, et see on viimane tellimus. Jah, peaks olema 10 tellimust täis ja
ja mina rohkem ei tee, lähen koju. Tulgu, mis tuleb. Sõbrad, mis tulemused on, kõik toon siia ekraanile kohe välja teile. Kõik kilometraažid, asjad. Ja nagu ikka, sõbrad, teie otsustate, kas on hea tulemus või halb tulemus. Nii et sõbrad, mina ütlen, et tänane öö on minu jaoks pettumus igav. Aga tulemused on siin ja teie otsustate, kas on asi väärt või mitte. Seniks aga, sõbrad, ma tänan, et te vaatasite, olite minuga. Ja nagu ikka järgmise kohtumiseni. Kristo veel ei ole lõpetanud selle taksomusega. Kohtumiseni.